Armsad sõbrad, kätte on jõudnud ülestõusmisaja 5. pühapäev. Selle pühapäeva ladinakeelne nimi on cantate, eesti keeles laulge. Laulge issandale uus laul. Seda uut laulu Jumala kiituseks ei pea me laulma mitte üksnes oma sõnadega, mitte ainult muusikariistade abiga, vaid kogu oma eluga. Uue eluga Kristuses, eluga, mis on juhitud Jumala vaimust. Just sellest kõneleb ka meie tänane epistel, mille me leiame apostel Pauluse kirjast roomlastele 8. peatükist. Need on vaid 3 salmi, ma loen need teile kohe ette, aga enne ütlen, et olen need seekord võtnud meie 1989. aasta Uue Testamendi tõlkest, kuna see tõlge on minu hinnangul kõige lähem kreekakeelsele originaalile. Apostel Paulus ütleb nõnda. Aga teie pole lihas, vaid vaimus, kui tõepoolest Jumala vaim teie sees elab. Kui aga mõnel ei ole Kristuse vaimu, siis see sinane ei ole tema oma. Kui aga teis on Kristus, siis on küll ihu surnud patu pärast. Vaim aga on elu õiguse pärast. Kui aga teis elab selle vaim, kes äratas Jeesuse üles surnuist, siis Kristuse surnuist üles ärataja teeb ka teie surelikud ihud elusaks oma vaimu läbi, kes teie sees elab. Niisiis ei ole me enam lihas, vaid me oleme vaimus. Mida see tähendab? Ma rõhutan just nimelt seda sõna liha, mis võib kõlada mõnevõrra kummalisena, aga vähemalt sama kummalisena kõlas see ka neile, kellele apostel Paulus alguses kirjutas. See kõlas otse kui alandavalt, kuidas sa nimetad inimesi lihaks. Aga see on sõna, mida Uues Testamendis kasutatakse selleks, et tähistada langenud inimest, jumalatut inimest. Inimest, kes elab Jumala tahte, tema seaduse vastaselt, kes on, võime öelda ka Jumala oma elust välja lülitanud, talle selja pööranud ja seeläbi kaotanud ühenduse oma tõelise eluga, oma olemise allikaga. Ja temast ei jäägi järgi muud kui liha. Liha, mis on allutatud kaduvusele, peab saama põrmuks ja hävima. See on selle sõna tähendus ja sellepärast ma eelistangi just nimelt seda eestikeelset tõlget, kuna see on täpne. Uuemas piibli tõlkeredaktsioonis kasutatakse siin sõna loomus, aga see ei ole hea ega õige tõlkevaste, kuna sõna loomus tuleneb ju sõnast looma, just nagu olekski Jumal meid alguses loonud selliseks. Ei, Jumal lõi inimese oma näo järgi ja enda sarnaseks, aga et see Jumala näolisus ja sarnasus võiks püsida, selleks pidi jääma püsima inimese ühendus Jumalaga. Sellest peale, kui inimene Jumalale selja pööras, me võiksime öelda, ta kaotas oma tegeliku loomuse. Nii et heal juhul, kui me tahame seda sõna loomus kasutada, me peaksime ütlema langenud loomus või jumalatu loomus, jumalatuks muudetud loomus patu läbi. Aga miks mitte kasutada seda sama sõna, mida apostel Paulus kasutab, liha, senikaua kui me mõistame, et siin ei ole küsimus mitte materiaalse ja mittemateriaalse vastandamises, vaid just nimelt selle tähistamises, et inimene on kaotanud ühenduse Jumalaga, oma elu allikaga, et inimene on tegelikult kaotanud oma tõelise Jumala poolt tahetud, Jumala loodud loomuse.
Aga apostel ütleb siin oma lugejatele nii Korintuse koguduses kui ka meile, kes me oleme ristitud, kes me oleme kristlased, kes me usume Kristusesse, et meie ei ole enam lihas. Me oleme vaimus, sest Jumala vaim elab meie sees, kui see tõepoolest on nii. Veidi varem, paar peatükki enne neid salme, räägib apostel Paulus sellest, et kõik, kes on Kristusesse ristitud, on koos temaga surnud ja maha maetud selleks, et koos temaga tõusta üles uueks eluks Jumala auks või Jumala kirkuses. Me oleme koos Kristusega surnud ja maetud selleks, et elada koos temaga. Võime öelda ka nii, nagu apostel Paulus ühes teises kirjas ütleb, ei ela enam mitte meie, vaid Kristus elab meie sees. Teie pole lihas, vaid vaimus, kui tõepoolest Jumala vaim teie sees elab. Kui lihas olemine tähendab elu, mis on vastuolus Jumalaga ja tema tahtega, ka tema seadusega, tema käskudega, siis elu vaimus on elu koos Jumalaga. Tema poolt täidetuna, tema poolt juhituna ja see tähendab kooskõlas tema tahtega. Ei saa olla koos Jumalaga, olles temaga samal ajal vastuolus. Jah, meie poolt vaadatuna võib see tihtipeale niimoodi juhtuda küll, et me justkui tahaksime olla koos Jumalaga, tahaksime olla tema omad, aga me ei suuda elada tema tahte kohaselt. Eelnevas peatükis, Rooma kirja 7. peatükis räägib Paulus just sellest, ütleb, et head, mida ma tahan, ma ei tee, halba, mida ma ei taha, ma teen, kes küll päästaks mind õnnetut sellest surmaihust, ja ta vastab, see, kes päästab, on Kristus. Tänu olgu Jumalale, kes meile annab võidu Jeesuse Kristuse läbi. Kristus on surma ära võitnud ja ta ei ole võitnud ära mitte ainult oma surma, seda surma, mille alla tema justkui suurel reedel selles suures heitluses jäi, vaid ta on võitnud ära ka meie surma. Ja seda mitte ainult tulevase ülestõusmise lootuses, vaid ka selle, mida me võime nimetada vaimulikuks surmaks, ehk siis olemiseks lihas, nii nagu apostel Paulus siin ütleb. Me oleme sellele surmale surnud või võime öelda, et see surm on surnud. Meil on kingitud uus elu Jumala vaimu läbi, kes on elu, nii nagu apostel Paulus siin ütleb. Kui aga teis on Kristus, siis on küll ihu surnud patu pärast, vaim aga on elu õiguse pärast. Vaim on elu. Tema on elu meie sees. Tuletame meelde, kuidas Piibli alguses räägitakse inimese loomisest. Seal öeldakse, et Jumal valmistas inimese põrmust või mullast või savimullast, kuidas me ka tõlgiksime, ja siis puhus tema ninasse, puhus temasse oma elavat hinge õhku ja nii sai inimene elavaks hingeks. Jumala elav hingeõhk, Jumala vaim on see, kes on elu ja kes teeb elavaks. Ja selle vaimu on Jumal meile kinkinud. Ja selle vaimu kaudu, nii nagu apostel Paulus samuti siin Rooma kirjas ütleb 5. peatükis, on Jumal valanud meie südamesse oma armastuse. Jumal ise on võtnud meid oma elu asemeks. On väga huvitav, et apostel Paulus räägib siin vahelduvalt Jumala vaimust ja Kristuse vaimust. Ja muidugi ei räägi ta mitte kahest vaimust, vaid ikka ühest ja sellest samast Jumala pühast vaimust. Jumala vaim
võime siis öelda ka isa vaim ja Kristuse vaim ehk poja vaim. Me usume pühasse vaimusse, kes lähtub isast ja pojast ja keda kiriku isad, näiteks püha Augustinus, võrdlevad ka isa ja poja vahelise armastusega. Ta on armastuse vaim, kes ühendab kõik ja teeb kõik, kellele see vaim kingitakse, elusaks. Ka meile on selle vaimu läbi kingitud tõeline elu. Selle läbi, et Jumala vaim on võtnud meid oma elu asemeks. Siin kasutatakse kreeka keeles sõna, mis väljendab just nimelt kuskil elamist. Jumala vaim elab meie sees nagu oma majas, nagu oma kodus. Me kuulume temale, me oleme tema omad, tema täidab meid, tema on meie sees ja ta hoolib meist, ta armastab meid, ta hoolitseb meie eest, ta puhastab ja pühitseb ja ehitab ja kaunistab meid. See, mida Jumala vaim meiega teeb, on tõepoolest võrreldav sellega, mida teeb üks hea majaomanik oma majaga, tema eest kõigiti hoolt kandes. Ainult, et me peame meeles pidama, et meie ihu on palju väärtuslikum kui ükskõik milline maja. Ja kui ma räägin ihust, siis ma räägin inimesest tervikuna, tegelikult ihu ja hinge tervikust, kuna see sõna ihu väljendab kreeka keeles just nimelt terviklikku inimisiksust. Kõike, mis meil on, see ei vastandu mitte hingele, vaid hõlmab endas ka hinge. Me oleme palju kallimad, palju väärtuslikumad kui ükskõik milline maja või palee siin maailmas. Ja me teame, kui väga majade ja paleede eest hoolitsetakse, kuidas neid puhastatakse ja kuidas neid kaunistatakse ja renoveeritakse. Kõike seda ja veel palju rohkem tahab teha meiega see jumalik maja omanik, püha vaim, kes on võtnud meid oma elu asemeks ja kes teeb meid päriselt elavaks. Küllap te olete isegi kogenud teinekord mõnda tühja, pikalt tühjana seisnud majja sisenedes, et see koht on justkui elutu. Midagi on valesti, see võib olla korras, see võib olla puhas. Võib-olla on tegemist mingi muuseumiga, aga kui seal sees ei elata, siis see koht on, see paik, see maja, isegi kõige kaunim palee on otse kui elutu. Aga kui seal keegi elab, kui keegi sinna sisse kolib, siis saab ka see maja või see palee elavaks. Ja nii teeb Jumala püha vaim meie sisse kolides, meid oma elu asemeks võttes, meid elavaks ja ta teeb meid tõeliselt elavaks. Me ei ole enam hukkumisele, hävimisele määratud liha, vaid meie sees elab Jumala vaim. Ja kui Jumala vaim, kes on elu, elab meie sees, siis tähendab, et me ei hukku, me ei hävi. Nii nagu apostel Paulus siin ütleb. Kui aga teis elab selle vaim, kes äratas Jeesuse üles surnuist, siis Kristuse surnuist üles ärataja teeb ka teie ihud elusaks oma vaimu läbi, kes teie sees elab. Tema teeb meid tõeliselt elusaks, nii siin maailmas kui igavesti. Siin selle salmi lõpul kasutab apostel Paulus tuleviku ajavormi, see tähendab, see seisab veel ees, ta räägib siin tõepoolest sellest viimsest ülestõusmise päevast, mil Kristus tuleb tagasi ja kogub enda ette kõik, nii need, kes siis veel elavad, kui ka need, kes on juba surnud, neid üles äratades, mõistab kõikide üle kohut või teeb teatavaks kohtuotsuse ja siis lähevad ühed igavesse ellu ja teised igavesse hukatusse. Kui Jumala vaim on meie sees, kui tema teeb meid elavaks, kui tema on meie elu, siis meil ei ole vaja karta. Meil ei ole vaja karta ei seda praeguse ajastu kaduvust,
mille alla me oleme heidetud, ega ka tulevast igavest hukatust. Me ootame, nii nagu apostel Paulus siinsamas Rooma kirja 8. peatükis veidi edaspidi ütleb, me ootame oma ihu lunastust, me ootame seda päeva, mil kõik saab lõpuks täide viidud ja kogu loodu vabastatakse kaduvuse orjusest. Jah, me oleme päästetud lootuses, aga see lootus on kindel, sest see lootus rajaneb Jumala tahtel, Jumala tõotustel ja Jumala armastusel. Tema on meid nõnda armastanud, et ta ei taha mitte ühelgi meist lasta kaotsi minna. Ta tahab meid hoida, ta tahab meid puhastada ja pühitseda ja tõeliselt elavaks teha, nii nagu ma juba ütlesin. Ja see on nüüd oluline, sest et tihtipeale kipuvad inimesed nägema justkui teatavat vastuolu ühelt poolt armu läbi, puhtalt armu läbi päästetud või lunastatud olemises ja selles, mida me võime nimetada pühitsuseluks ehk elu Jumala tahte järgi. Need ei ole teineteise vastandid, vaid need kuuluvad kokku. Sest kui me oleme tõeliselt lunastatud, kui me oleme tõepoolest Jumala poolt Jeesuses Kristuses omaks võetud, kui Jumala vaim elab meie sees, kui me ei ole enam lihas, vaid vaimus, kuidas me siis saaksime elada edasi samamoodi nagu varem, nagu siis, kui me olime lihas, siis, kui me olime Jumalast lahus, siis, kui me olime allutatud patule ja kurjale ja surmale. Kuidas me saaksime samamoodi edasi elada, kuidas me saaksime üldse tahta samamoodi edasi elada? Jah, see tahte probleem on endiselt alles see, millest Paulus kirjutab peatükk varem, et ta teeb, mida ta ei taha ja ei tee, mida ta tahaks. Aga tahe peab ometi olema ja kui Jumala vaim elab meie sees, kui Jumala vaim meid juhib, siis ta ei saa meid ju juhtida enam valesse. Ta ei saa meid juhtida pattu, vaid ta juhib meid õigusesse, ta juhib meid tõesse, ta juhib meid headusse ja valgusesse. See ei oleks Jumala vaim, kui ta juhiks meid kuskile mujale. Jumala vaim, elu vaim, armastuse vaim, pühaduse vaim saab meid juhtida ainult Jumala juurde. Saab meid juhtida ainult elu ja õiguse ja pühaduse poole, eks ole. Teistmoodi ei ole lihtsalt võimalik. Ja see tähendab, et kuna Jumal ei tee meid mitte tahtetuteks ega tundetuteks monstrumiteks, mingiteks robotiteks, vaid ta teeb meid oma lasteks, ta võtab meid Jeesuses Kristuses vastu oma lastena, siis Jumala tahtega peab kaasa töötama ka meie tahe. Tõepoolest, me peame hakkama tahtma seda, mis on hea ja õige. Me peame täie kindlusega ütlema lahti sellest, mis on vale ja halb ja vastuolus Jumalaga. Me ei tohi anda taas lihale ruumi oma elus ja oma hinges ja oma südames. Jah, meid on vabaks tehtud, nii nagu apostel Paulus ütleb mitmes kohas, aga mitte selliseks vabaduseks, mis kasutab seda talle antud voli Jumalale vastuhakkamiseks, vaid selliseks vabaduseks, mis teab, mis on hea ja õige ja on võimeline selle poole püüdlema. Muidugi mitte iseenesest, mitte oma jõust, vaid ikka sellest samast vaimust kantuna. Aga me peame laskma ennast sellel vaimul juhtida. Mulle tuleb praegu pähe selline võrdpilt, kujutame ette ühte purjelaeva. Sellel purjel on purjelaeval on purjed, eks ole, ja tuul puhub ja tuul on see, mis seda purjelaeva edasi viib, aga purjed peavad olema avatud ja pööratud tuulde. Muud moodi ei saa.
ja samamoodi on ka meie eluga ja meie tahtega. Muidugi on see Jumala vaim, kes meid juhib ja kes meid elustab ja kes meid edasi viib. Aga meie peame laskma sellel sündida. Me peame seda tahtma, nii nagu lapsed tahavad elada oma isa ja ema meele järgi, mitte selleks, et neilt mingit meelehead saada, vaid selleks, et neile meelehead valmistada, et neile rõõmu valmistada. Sest me teame, et nad armastavad. Me teame, et Jumal armastab meid. See, et ta on meid oma vaimu läbi elavaks teinud, on tema armastuse märk. See, et on andnud oma ainusündinud poja meie eest, on tema armastuse kindel tunnistus. Kuidas me saaksime elada nüüd edasi seda kõike mõistnuna ja kogenuna kuidagi teisiti, kui teda armastades, teda armastada püüdes, öeldes lahti kõigest sellest, mis teeb talle meelehärmi ja püüeldes kõige selle poole, mis teeb teda rõõmsaks, nii et ta võib hea isana meie peale vaadates öelda, jah, need on minu armsad lapsed. Jumala vaim teeb meid elavaks. Tema, kes on Jeesuse surnuist üles äratanud, tahab ka meid äratada üles uueks ja igaveseks eluks. Ta on teinud selleks kõik. Ta on kinkinud meile kõik. Ta ei taha mitte ühtegi meist kaotada. Peaasi, et me ise kaotsi ei läheks. Meil on nii võrratult palju põhjust tunda rõõmu ja laulda Jumalale kiituse laule. Nii nagu tänane pühapäev meid üles kutsub, kantate, laulge. Laulge Issandale uus laul. Laulgem siis tema vaimus. Laulgem tema auks ja kiituseks. Nii, et see saab suureks rõõmuks nii temale, meie isale, kui muidugi meile endile ja kõigile meie ümber.